Tere, olen Helen, elupõline tallinlane. 6 aastat olen rehabilitatsioonikeskuses varasemalt tegelenud liikumispuudega inimestega. Hetkel olen tegev Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuses ja ratastoolis olen olnud terve elu. Hobi korras mängin umbes 5. hooaega juba elektriratastooli saalijokit. Tere, olen Jaano, 7 aastat tagasi juhtus liiklusõnnetus, mille tagajärjel seljajoa vigastuse tõttu olen siis ratastooli kasutaja igapäevane. Et olen altpoolt rinnajoont halvatud, et tahtlik liigutust jalgades ei ole ega alakehas. Ratastooli jäädes hakkasin muidugi aktiivse spordiga tegelema, et ülakeha liigub hästi ja ratastooli tennist mängin, mis on väga aktiivne sport ja kasutan ka jõusaali ja teen kõiki oma toimetusi, mida saan teha. Ratastooli kasutajate põhimuredeks enamasti on halb vereringe, sellepärast et alajäsemed ei liigu ja liigub ainult ülakeha peamiselt. Ja sellega seoses siis ka krooniliste haavandite tekkimise oht, lamatised pidevast istumisest ja samamoodi ka luude hõrenemine. Pidev istumine ei ole hea neile, et oleks vaja liikuda. NEP-seadme kõige suuremateks plussideks on see, et ta parandab vereringet passiivsetes jäsemetes, mis muidu ei liigu, parandab lihastoonust, aitab seeläbi vältida krooniliste haavandite teket, lamatiste teket ja lisaks stimuleerib ka kõiki neid lihaseid, mis muidu siis ei liigu, kaasa arvatud küljelihased, seljalihased, tuharalihased, kõhulihased. NEP-i võib kasutada nii siseruumides, välitingimustes, kas sa teed seda siis ise aktiivselt, oled ratastooliga, teed trenni, sõidad selle eesmärgil, jalutad, naudid niisama värsket õhku, siis alati on hea, kui sul jalad liiguvad selle tegevuse käigus, mitte nad lihtsalt ei seisa. Samamoodi, kui sa ei ole ise aktiivne ratastooli kasutaja, vaid sind lükatakse ja jalutatakse, siis samuti, et selle asemel, et ratastoolis lihtsalt istuda on hea, kui need jalad liiguvad ja sellega saab vereringe ja kõik paremaks.